Üksinda koodis 18. päev. Siin on selline kaart uisutamisväljast. Siin on märgitud, kus Lennart alustab ja kus kohas on jääväljalt väljapääs. Ja ülesanne on siis leida nende samade takistuste vahelt, mis on märgitud trellidega, kõige lühem teekond väljapääsuni. See ülesanne oli väga sarnane 17. detsembri ülesandele, kus oli samuti vaja leida lühim teekond alguspunktist lõpp-punkti, kuid ma ütleksin, et 18. detsembri ülesanne on veel lihtsam. Ja me peame leidma, mis on lühim teekond nende takistuste vahelt alguspunktist lõpp-punkti. Eelmise päeva ülesande kontekstis me saame mõelda sellest probleemist täpselt samamoodi, et justkui iga punkt on linn ja siis igal linnal on ühendused enda kõrval, siis üleval all, vasakul paremal asuvate linnadega. Antud ülesandes on ülesande loojatel olnud erakordselt hea huumorimeel ja nad on teinud seda niimoodi, et see testandmed on teistsuguse formaadiga päris andmetest. Nii et kui me neid testandmeid kasutada soovime, siis tuleks kindlasti varasemalt kõik tühikud siit failist ära eemaldada, et ta töötaks täpselt samamoodi nagu päris sisend. Oma koodis kasutan ma täpselt samamoodi BFS algoritmi nagu eelmine päevgi. Me loeme selle kaardi andmetest sisse, leiame üles selle positsiooni, kus Lennart asub, kust me siis oma teekonna leidmist alustame. Siin on see funktsioon, mis kõike lahendab, samamoodi nagu eilse päeva ülesandes BFS algoritmiga. Siin on järjekord, milles on alguses ainult üks element, mis on see positsioon, kust me alustame. Me lähme sellest järjekorrast läbi ja me vaatame kogu aeg kõige esimest elementi siin järjendis ja me otsime siit selle funktsiooniga üles kõik võimalikud külgmised koordinaadid ükskõik millisele koordinaadile. Ehk siis siin on kõik külgmised koordinaadid ja siis me filtreerime välja kõik need koordinaadid, mis juhuslikult ei ole kaardi enda sees. Nii et kui me otsime külgmist koordinaati näiteks siin vasakul pool kaardi servas olevale mingisugusele ruudule, siis temast vasakul pool olev külgmine koordinaat on justkui kaardist väljas ja siis me peame kõik sellised koordinaadid vastavalt välja filtreerima. See kaart on siit meil sisse loetud kahedimensioonilise järjendina ja siin algoritmis ma põhimõtteliselt vaatan, et kas tegu on punktiga ja kui tegu on punktiga, mis on see vaba koht, kust me minna saame oma algoritmis, siis me asendame selle punkti selle kaugusega, mis meil kulus selle punkti juurde jõudmiseks. Ja siis me lisame selle sama punkti koordinaadi oma järjekorda, et me saaksime sellest koordinaadist uuesti edasi küsida, et mis sellel koordinaadil on need küljed ja siis nende külgedega omakorda kõike edasi teha. Ja see lahendus on üpriski kiire, sest ta ei kasuta rekursiooni. Ja siin funktsiooni lõpus me lihtsalt küsime, et kas tegemist on V-tähega ja kui me oleme leidnud V-tähe, siis me tagastame selle sammude arvu, mis meil on kulunud selle V-täheni jõudmiseks. Käivitame programmi ja siit ta näitab, et alguspositsioon on koordinaat 1,1, mis on siis siin üleval vasakul nurgas. Arvestame, et koordinaadid algavad 0,0 positsioonilt programmeerimises ja siis näeme, et lühima teekonna jaoks väljapääsuni on 11 sammu. Täpselt samamoodi nagu siin näites. Ja see oligi minu 18. detsembri üksinda koodis lahendus.